ennast võib alati kiita, aga minu partnerid on andnud mulle väga tugevat tagasisidet, et Allar, sinus on midagi päriselt muutunud. Ja ma tunnen, et ma sain meeletult palju küpsemaks. Reaalselt said elukutse, tööriistad ja teadmised. Ja kui kogemused sinna juurde panna, siis see on, nagu on see kirjas, lifelong learning, lifelong earning. Erinevad koolitused müüvad ennast väga hästi, väga huvitavate heade pealkirjadega. Pärast on kuidagi hing tühi ja rahakott on tühi ka. Et see erinevus minu arust antud juhul selle õppega on see, et sa võtad ise vastutuse, ei ole kindlasti tunnet, et see rida, mis sa sinna siis maha kannad või siis enda arengusse investeerid. Ma ütleks, et see on ikkagi investeering iseenda arengusse, oma heaolu arengusse. See kodus, sõpruskonnas, tööl. Ükskõik kui pikalt sa oled juht olnud, et sa pead ühel hetkel enda kvaliteeti kuidagi tõstma, eks ju, ja siis ei ole mõtet käia, siin nagu jutt oli, et ühelt koolitused teisele või konverentsid, et sul on ikkagi ühel hetkel vaja teha täiesti restart endaga ja saada aru, et mis see sinu sügavus siis on. Väga äge seltskond, väga erinevad inimesed ja keegi ütles hästi ilust, et ma oleks elu sees uskunud, et mul äkki tekib nii suur hulk inimesi, kellega on nii lihtne, hea olla ja mul nooremas keskeas tekivad uued sõbrad, tuttavad. Mitte et ainult on hea olla, vaid sa oled ikkagi selliste inimestega koos, kes nagu sina praegu mõtleb millegi pärast nagu oma arengule. Et sa lihtsalt nagu ei veeda seal lõbusalt aega, mida sa ka teed, eks, aga selles mõttes, et need huvid on ikkagi nagu ühe koha peal. Siis jah, see on nagu selles mõttes väga hea programm, et ta ikkagi ise ennast paneb hästi kuulama. Ka oma tiimis spetsialistide ja keskastme juhtide arengu suunamine on hoopis mõtestatum. Mida ma otsisin sellest programmist, oligi nii-öelda see uks, mis võimaldab mul sinna suudas konkreetse sammu teha ja edasi liikuda. Ma ütlen, mul üks kartus oli, ma kartsin, et ta on üksluine, et ta nagu väga keskendub ainult nii-öelda juhtimisteooriale, mitte teooriatele, vaid ühele mingile konkreetsele ja võtab sellist väikest fookust. Jumal tänatud, see nii ei olnud. Juhid, keda ma tean, on täiesti eri nägu ja just see, et millist meetodit, millist lähenemist sa kellegiga kasutad, sa saad sellest aru alles siis, kui sa seda coachingu sessiooni tegema hakkad ja just see, et sa nagu tajud või tead neid erinevaid teooriaid, erinevaid lähenemisi, gestalt, co-active, challenging coaching. See on see, miks mina ütleks, et nagu see programm just oli väga-väga hea. Valmis peab olema selleks, et su mõttemaailm muutub. See on nii. Jah. Kui ma alguses tulin, üks kartus mul oli veel, et sa õpid selle coachingu teooria või asja ära ja siis lihtsalt on kõik. Või natuke täiendad ennast ja siis on kõik. Üsna kiiresti sain aru, et sa võid lõputult täiendada ja lõputult neid nišše ja seda sügavust on lõputult. Mida rohkemates asjades meil on selgus ja teadmine, seda lihtsam on meil teadmatute asjadega toime tulla. Teadmatuid asju on lihtsalt vähem. Ja see mõte, mis ikka aeg-ajalt tekkis, et oleksin ma neid asju enne praktiseerinud või teadnud või tajunud, ma oleksin eelneva 5 aasta jooksul teinud palju asju palju paremini. Ma ütleks, et see programm on kuidagi niimoodi üles ehitatud, tõenäoliselt tänu ka juhistele, mis EOS-is tulevad, et ta suudab ühendada teooria, praktiseerimise ja just selle nagu iseendast arusaamine, et kes sina siis nii-öelda coachina või ka juhina. Sest enamus need tehnikad, meetodid on juhtimisprintsiibid. Et nagu Steinier räägib ka tegelikult, ta räägib korraga nii juhtimisest kui coachimisest. Et kõik need 3 asja on tasakaalus. Te ei saa siia tulles teadmisi, te saate ka oskuse neid teadmisi ellu rakendada. Ja see on nagu praktiline väärtus. Kõik me tulime väga erinevatelt tööpositsioonidelt, väga erinevatest valdkondadest.
ja kõik see, mida me nagu saime üksteise pealt, üksteise käest õppida. Üks väga suur õppetund kõiges selles, et me tegelikult juhina ka väga sageli ei mõtle selle peale, et kuidas me mõjume ja seda peegeldust, et kui sa teed midagi ja siis teised peegelduvad tagasi, et kuidas see tundus ja kuidas see mõjus. Et see, ma arvan, oli midagi väga erilist, et mida ma ei olnud varem tunnetanud ja mille peale ma ei olnud varem juhina mõelnud. Selle kursuse läbimine on olnud minu jaoks niisugune väga tugev nurgakivi mõtteviisi ja mindseti muutusel. Ja kindlasti nende aastatega niimoodi enesearengu, teadliku enesearengu ja elu muutuse jaoks, et ma üldse hakkasin või oskasin hakata mõtlema teistmoodi.